Nüüd ma näitan sulle andmeanalüüsi funktsiooni. Ehk siis sa saad talle saata siukesi faile. Ta saab sulle teha siuksi graafikuid ja neid graafikuid on veelgi, sest need on Pythoni programmeerimiskeelega siis. No siukese pluginiga siis, öeldakse vist plugin jah, mida saab Pythonisse panna ja see ongi see andmeanalüüsi funktsioon, mis seal on, et sa saad põhimõtteliselt, palju siin on, oi, õudselt palju. Ja saad kõike neid teha. Et matplotlib, okei, kuidas iganes seda öeldakse. Aga andmeanalüüsi funktsioon ongi nüüd siukene, näeb välja selline, loob sulle musta kasti, siin on mingid koodid, asjad, sa näed, et kasutab Pythoni selleks. Nagu ma näitasin, need on siis kõik need dokumendid, failid, mida saad saata, need on muidugi veel ja veel, need on mõned näited siin, need tekstid, pildid, dokumendid, koodid. Oletame, et sul on mingid andmed olemas, aga mul ei ole, nii et ma küsisin temalt midagi suvalist ja selleks osutus Eesti sündimused ja suremused. Ma siis küsisin temalt. No ma alguses küsin üldse mingid ideid, sest ta oli, annas mulle seda, mõtlesin, okei, davai, teeme siis piirkondadega, teeme aasta 2023-ga Eestis. Ja leidis mulle Statistikaametist, pani kirja mõned, jah. Siis mõtlesin, et okei, vaata, ta saab mulle nüüd ka faile teha, et okei, sina saad talle faile anda, tema saab sulle ka teha. See ongi see lahe asi siin nüüd. Nii ma ütlesin talle, et okei, teeme siis Exceli kujul nüüd, et ta kasutab seda Pythonit nüüd. Ja selle Pythoniga on see hea asi, et ta kasutabki reaalselt mingid valemeid, et kõiki neid asju siia teha, et selles mõttes ta eksib siis vähem. Sest need on mingid täitsa kindlad valemid asjad siin. Et kui ta eksib, siis on lihtsalt mingi sõnastuse probleem, ta sai valesti aru, aga niimoodi. File, vajutan peale. Nii, teeme lahti, vaatame. Olemas. Ma võin muidu ju veel keerulisemaks minna, et okei, see on aasta 2023, ma võin ju teisi aastaid ka tuua, aga ma näitan esialgu siukse väga kerge näitega. Maakonnad, sündinud suremast, okei. Ma saan tal paluda graafikut teha sellest. Nagu ma näitasin, neid graafiku võimalus on väga palju, et kui sa tead, mida sa tahad, saad talle näiteks ise siit valida, mida sa tahad. Või sa küsid temalt, et mis sa arvad, milline sobiks võtta selle konkreetse asja juurde kõige rohkem. No näiteks ma tahan trende vaadata, ma küsingi temalt ise. Ta juba ise teeb, okei, siis tee siis, isegi lastud mul mõelda. Aga ta teeb nüüd graafikud selle sama pluginiga. Niimoodi graafik on olemas. Kui sa vajutad siia, siis sa saad sellisele kujule, mis oli see algne kuju. Et see on nüüd, mida nad siin uuendasid, et oleks siuke nagu ilusam. Ja siit saad värve muuta. Saad ise panna ka siia koode. Opa, nüüd on väga nii. Siit saad selle alla laadida. Pildi kujul siis, PNG. Niimoodi nüüd on mul siukese kujul. Ma võin ta sellise kuju ka alla laadida muidugi. Siit ma saan seda laiendada, lähemalt vaadata. Ta on interaktiivne. No selle kujul ei ole. Ma vahepeal katsetasin temaga veel midagi, et ma vaatan, et ta saab ka mitu graafikut korraga anda. Aga sel juhul see ei ole interaktiivne, aga saad neid korraga ühes alla laadida. Mis ma siin küsisin hariduse kohta? No näed siit midagi taolist. Ja algselt, mis ma tegelikult tegin, oli, et ma palusin tal kaootilised anda mulle. Et seal olid erinevad duplikaadid. Kus ta on siin? Näiteks see on täitsa vales järjekorras, mõned duplikaadid asjad ei lähe kuskile. Ja siis ma ütlesin talle, et lihtsalt, et teemad ja duplikaadid korrasta palun andmed ja anna mulle Exceli kuju tagasi. Nüüd ta on siin ilusti ja duplikaat ei ole. Ja selleks võidki tõesti ükskõik mis andmeid teha, et muidugi kui väga siukesi isiklikke asju, no kui sa ei täpsusta talle, millega tegu on, siis no võib-olla okei, aga lihtsalt, et tõesti siin on midagi siukest privaatset ei anna, mida sa tegelikult ei tohiks kuskile panna, on ju. Selles mõttes oled taadlik. Ja kui sa teed midagi väga tõsist, sa võiksid ise üle vaadata ka. Ta võib eksida, ära osada 100%, ta ei ole geenius. Ta eksib ka nagu sina, ta on hea abistaja, teeb sinu eest pool tööd ära. Või isegi rohkem, isegi 100%. Sõltuvad, mida sa tahad temalt, kui keeruline asi on. Oot niimoodi.